And we'll move on to the next presentation. Tero Järvinen ja tema on siis ka samuti Soomest, Granlund OÜ-st, kindlasti paljud teist on sellest ettevõttest kuulnud. Ja tema räägib ühest huvitavast, ütleme siis süüksest koostöömeetodist, mis on siis välja arendatud Soomes Helsingi ülikooli eestvedamisel koos siis erinevate teiste ettevõtetega ja kuidas siis seda oleks võimalik rakendada projekteerimise varases staadiumis just energiatõhususega seotud küsimuste lahendamiseks. So, Tero, the stage is yours. You're welcome. Yes, I'm exactly the same. I think exactly what you said. Wait a minute. I need my computer because I'm going to show real software also. Okay, but first PowerPoint, of course. So, my name is Tero Järvinen. I'm from Granlund, mechanical designing company. We do not make architectural designing and we are not making structural designing, but everything else is in our hands. I will show you a little workshop style invention that we did in a couple of research projects, and I will talk a little bit more about that. And this is our company. So we have a little over 500 persons in Finland, and our main business is inside of the Finland. So we are not making so much business in outside, excluding the research projects what we are making in the EU projects. We have also software development going on. So we have Granlund Manager, which is a facility management software, and Granlund Designer is for designing phase, and energy simulation called Riuska, really easy name to pronounce in States. So we need to change the name someday. This is our environment. I go quickly but we are using AutoCAD architecture, and on top of that we have MagicCAD. This is where we make network models. And then we have a couple of more software also, which are making databases, energy simulations, and all kind of things. And we are trying to integrate everything so that we could utilize information, software A, software B, and software C. And we are heavily using IFC to do that. And also, because we have software development, we have straight connections between the applications. Okay, this is something that Otto showed already. So I agree that we need all these three. We understand that we need to understand that BIM is not a software, it's a process. And when we understand that part, we need to have some kind of philosophy of collaboration, and lean construction is great for that. They both have some kind of tools also. It's not just a philosophy, but we have building information model in lean, and then we have the tools which are working together. And when we are in this phase, we understood that we need contract also. Without a proper contract, we cannot use building information modeling as a process. We are just using software, and if we are not making things collaboratively, the result is something that we do not want to have. We have lots of problems. For our opinion, it does not have to be IPD project or alliance contract. Also, normal partnering contracts are equally good. Just to have that we can talk with customer and discuss how we should proceed so that we can make a good end result. I have a couple of slides also, the current state of building information modeling in Finland. So I just thought that you may want to see this also. This is not so much not working also. So method is a rule of thumb. I just have a feeling that this is something that's going on in Finland now. Building information modeling, it's widely accepted and quite normal way to make designing. But we are lacking the collaboration methods. There are good
good projects where architect, structural designer, mechanical engineer, we are collaborating, and also construction site is involved, but that's quite rare cases where we have the luck be involved in that kind of project. We have common BIM requirements. As I understood, you will have also. Okay. And it's quite often referred when we, as designers, have invitation of tenders. So it's easy to us to make the tender because we have some kind of guess what our clients is wanting. And also we can then understand that this same thing has been asked from structural designer and architect, so we have a basic things to start collaboration when we are using these common BIM requirements. Then when we are going to the project level, too often there is no BIM execution plan at all. So there has to be some kind of BIM execution plan for project, because every project is somehow single thing that you have to look details a little bit more. Construction site is using building information modeling now and then if general contractor has ability to use it. And it also is so that, for example, my job is to go into the construction sites and show combined models and tell them that, hey, you should use this because this will help your work. Quite often the answer is that I do not want it because I have papers already. I'm not interested about the other things. I'm a plumber, so I will make the plumbing. We have to have wider scope when we are making modeling so that our models are in use in construction site. And what is different in Finland is that designers' model are used in construction site. Contractors do not make their own models for constructability, and that is affecting so that they lack information from our models because we are designers. It's not you cannot make prefabrication from our models. There has to be another step for that, and this is something that we must learn more. And building information model in facility management, for my opinion, it does not exist. Our marketing guys sell software and they say that it's BIM in FM software, but for my opinion it is not. So there is no hype anymore when we are talking about BIM. Major cities have done multiple BIM projects, so there is no pilot project anymore. We were focused on softwares about 10 years ago, 15 years ago. We think that when we have good software, then we are making building information modeling. But now we understand that process and methods we need to learn these more. IFC is a quite normal way. Lean construction is coming, and only few client or building owner is thinking differently. So for my opinion, we have a problem in our client side. Of course, it's so easy to blame client. That's a wrong answer from my opinion. But because they are not so interested, we cannot push these lean methods and modeling methods to them. They are accepting BIM modeling, but they are not understanding that there is only lean and these things needed. Okay, a little bit process. As a mechanical designer, when we start work, we need requirements. And in most cases, we are creating the requirements with our client. We need some kind of targets, and we are really interested about indoor air quality. And I will now skip the rest of these things because my demonstration and my software is for early phase designing, what I will show. So if we are starting in a modeling something, we are in a wrong phase. We need to discuss, we need to think, we need to calculate, we need to get information to our clients.
So this is a basic structure how we are making requirements management as a mechanical point of view. First we have space types, offices, meeting rooms, corridors, whatever. Then we have a model. With this space program we have already one answer for energy consumption and air quantities and so on. But when we have a model, we can link the requirements to the model, to the space object. Then we make service area zones. We are putting IFC air handy units. We are zoning air handy units. We have better information for energy calculation. We are making energy and comfort simulation, comparisons, and then when we have an answer, we will make a model. And then this is a 1 year or something around when we have bigger building. So I will now concentrate more that energy part. And this is also software made by us. It's a dynamic energy and comfort simulation software. Reason I want to show this is because world has changed a little bit how to calculate energy and comfort simulations. You cannot use Excel for this. There has to be intelligent softwares. There are about 5 to 7 softwares in the world which can make this. And this is quite heavy calculations to the computers. And again, there's many different kind of energy calculations in the building life cycle. And I will again be here in somewhere early phase, conceptual design and so on. So a little bit knot working. For our opinion, at least now in Finland, it's not realistic to accept that we have all the projects going having IPD or alliance or something like that. But it is no problem for collaboration if we just want to collaborate in the project. And easy action for collaboration is a workshop method. This knot working in my head means same thing than in that workshop, but knot working is a term for researchers that there are lots of studies behind word knot working if you Google it. It's a close cooperation between various actors. So we have a problem. We have 20 people who everybody has some kind of opinion for that problem. We bring them together, lock their doors, and after 1 day we put them away. And they have solution. No, not always so. But it could be a 3-hour session, 1 day, 2-day session. But meaning is that we have all the information in one room and we have a problem what we have to solve. And this method is great for early energy simulations. So if I remember correctly, there were a question that how to guess things in really early phase. And it's normally was it an educational guess or something like that what you just know somehow. So this slide means that on top of that there could be also calculations. So now new softwares allows to have a more information from building model in early phase, even that we do not have a model, we have only space program or something like that. So what I'm going to show is that early phase designing where architect has 3 different kind of buildings. We make 3 different kind of life cycle design, have different kind of values. There's a cost management going on. That's also true that designer do not know anything about costs. We think we know, but we really do not know. So this is part for contractor. We need contractor in this phase. We can make the designing, but we do not know how much it costs. When we are iterating this method, we have always validation. Is the result OK for client or not? If it's not, we go back to the first one. So when we have put this engine running,
we can go further. We have requirement for us to make the designing. Target change to requirement. This is one picture for that kind of Knotwork session. This was for energy calculations for sustainable building shape. It took 1 day, and after a week another day, and we have result. And really complicated building. Architect was willing to change the building shape according to our calculations. And the most important thing is that there is lots of discussion. So it's not just somebody say that it is like that, but there is discussion, work, discussion again, work and result, and maybe work again. So these are good methods, for my opinion. It is not like normal meeting where you sit quietly and do nothing, just maybe browsing your emails or something like that. It's really hard work, intensive. And this is just saying that this guy who makes the decisions, he have team with him, and there is there of course some messages there are, but main thing is, for my opinion, is the speech. And then we have different kind of text and pictures and so on, and models to get the information to this guy. Our main interest is the guy who makes the decisions, client. Process, just a normal workshop method. We have targets. Takes about 1 to 2 hours to think these targets. Self-preparation. We are in our own office. We have something to do before the Knotwork session. We are studying the process. We are making sure that we know what we are doing in a Knotwork session. Then we gather together, make the session. We have strict target, have maybe some result, and then we go back to the office, and we are making the result so that somebody else understands that also. If we as an engineer present numbers, our client do not understand it. We have to present it visually. If we couldn't achieve the result in first session, we could have a second session, and going on and going and going. Normal, this kind of energy thing what I'm going to show, it takes about 1 to 2 months to have a result. And with this method, it could be 1 week or even less time. Normal situation is that it takes a couple of days. Okay, the new method to make the energy simulations. So as I said, there is a software who calculate building model. When we have architectural building model, there are spaces, there are walls, windows, different kind of types. We can make the calculation. And our old method was that we made all the U values, window values, and all the information we input that to the software and make the press button and calculate and have some kind of result. So we are doing lots of job for that. Now this kind of Knotwork session, we could bring people together, and we made inside of that session we could have 15 or 20 different kind of solution, but the method is still like this. And now the next one, what we created to get this idea for parametric energy simulations came from Stanford SciFi. Professor Martin Fisher studied this thing about 5 or 7 years ago. And thing is that we are calculating everything, not everything. We are in a software, we are getting parameters and then say calculate, and it calculates about 4,000 calculation per hour. So we have about 5 to 10,000 different kind of scenarios. What will happen if U value is like A or U value is a B, and these things you will see it later on. But the key thing in this early phase calculation is that we only need architectural spaces,
because we are so early phase that there may be the situation that there is no window shapes yet. Architects do not know what kind of windows there will be in the building. So we can create everything in our software. So we are reading IFC file to the Riuska energy simulation software. Is it the next slide? No. I will come to the process later on. So, and we are creating inside of the software different kind of windows, percentage. It does not look like the building will look, but it's mathematically correct, so we can have end results. And this we call optimization of energy usage. Then when we calculate lots of different kind of solutions, and we easily select the winning one, and that's optimization for us. The optimization happens in our brains. It is not optimized method to make the energy simulation, but it's a realistic level, because humans are making the selections. And in early phase we are not seeking exact energy consumption, but we are seeking differences. So we should know what way to proceed, what is the best possible building shape as a sustainable way. And if it's also good for architect, why couldn't it be the way to go further? And when we are making the early phase designing energy simulations, we cannot forget indoor air quality. It's so easy to have low level of energy consumption and forget air quality. So we always have to think that also. So it goes parallel with energy simulation. And this is the process, how it's done. So it starts with IFC model. We are creating the walls and windows in energy software. Yes, I forgot to say, I'm not so much lean expert, but I think maybe I soon know is this lean, but this is something like set-based designing or something like that, I think so. Yeah. We are creating walls and windows in simulation software. In simulation software, we are setting up parametric values, for example, wall types, window blinds, heat recovery percent, efficiency, and so on. Making calculation, we export the results to cloud, and this part I will show you now. So all these things are already made in Office, and it's quite normal situation that all these things are made before Knotwork session. So this is the homework what Energy Simulator will do, and this what I will show now is something that we are going to see in a Knotwork session. So now I change to software, and this software is a prototype. We have used it about 8 or 7 projects where we have the Knotwork sessions. So now I have calculated 200 cases of one building, and I want to make sensitivity analysis. For example, if I want to know what parameter affects more, for example, energy consumption, I can see that it's a ground heat pump efficiency. So lowering this lowers more energy consumption in the building. If I change wall U value, it has almost no effect at all. So this is something that I should care of. And then I, for example, look at indoor conditions. I can see that window U value affects more for indoor conditions. And of course, ground heat pump does not affect that at all. This is something that we can play with first when we are looking which are important in which manner. Then we can go further. Here we have all the calculation cases. So this case is calculated with these
parameters. And you can see here energy cost, euro per square meter, and here is energy consumption, megawatt hours per square meter. And the color is, in this case, is val U value. Last slide, I showed that the window U value affects more to the indoor air quality. So I could, is it from here? No. Here. I can select window U value for the color. So here's 0.5, 1.2. And I select a couple of blues calculations here. So this sounds quite good. I know that window U value is quite low. They have low amount of energy cost and so on, and go further. And this is the best diagram what I have ever seen. Here I have all the values again. These black ones are the 3 dots I selected. And now think that we are in the Knotwork session, so you are all the experts here. There is a guy who knows the financial situation, there is a guy who knows costs, there are an architect who wants to know everything, of course, and have your profession to do it. There's quite neat things. For example, I can change this here, and I don't know why I benefit that, but it's quite nice just technology-wise. Okay, let's start the Knotwork session. I, as a mechanical designer, I know that the heat pump efficiency cannot be 100. Realistic level is somewhere here. Let's go. It's not even 80, something here. Now I lower the amount of selections. Then the construction guy, the contractor says that they do not want to buy, they make the walls who have so low amount of U value. Realistic value is somewhere here. Now you can see I exclude my 3 selection what I made already. We are making optimization in our heads because we know that this value cannot be so low. For example, U value for window, realistic level is somewhere here. Heating recovery, air conditioned units, realistic level here. And all this information comes from you, because I don't just a heat pump ratio or something like that. There's a professional in a meeting room. And this is the window to wall. As we said, that the software calculated different sizes of the windows into the model. And architect says that there cannot be so low amount of window in walls, so this is something that he wants. And then we see energy consumption, and there are a couple of low levels. And here I have 3 different kind of calculations. So these 3 is something that I will go and examine further. So now I made the optimization. I know that these are realistic values for the building. I made 200 different cases, and now I have 3. And now I'm back to square one and making more things happen with these 3 calculations. And there is lots of different kind of charts also, but I do not understand these, so I do not want to say them. But this is something that I think I do understand. But yeah, that was a demonstration for that software. I just want to show that BIM comes to the early phase, and when we are benefiting building information model there, we have realistic calculations that we can go further. This is not an end result. It's just a little bit more information to go further. Thank you. Täname Terot. Ja nii nagu ikka, siis küsimused. Ootame kõigilt küsimusi. Kus meil need doktorandid on kõik seal? Kõik on ära jooksnud, jah?
siin neid energiatõusu doktorante peaks päris palju olema, aga vist on kõik ära jooksnud, küsimus ei ole. Aga keegi teine siis? So there, it seems again, there is no one, maybe it's too late already in the evening. So. It's like in Finland, when we are in the same situation, nobody asks anything. So yeah, this is pretty typical here. Yeah. So actually I would like to ask a question myself then. This is something that we have been actually doing as well, but only in Excel. Yeah. And you kind of showed how we could take the technology and use it in more heuristical and expert knowledge ways, you know. Yes. You kind of combine both expert knowledge and the system's capabilities. Yes. And have you tried this in real-life projects? Yeah, this is. I have been myself about 3 projects where we have done this, and there is more coming also. The software itself has been on market about, in our use, about 7 months or 6 months or something like that. We are making it sellable. We will sell it someday, but it's not ready for that yet. And, but it's a good tool because normal situation that we are not making all the calculations because it takes so much time. Now we just put computer to calculate and search the good result for that amount of calculation. So, and as I understood from your conclusion is that it's not the accurate number, and it actually doesn't have to be the accurate number. Yeah. We don't care about the accurate number. Yeah. We just want to understand the patterns between our decisions and the results. Yes, that's right. And that's because we are so early phase that nobody knows anything yet. We just know that we need a building, and it's this and this amount of square meters. So when we go further, we get better numbers and accurate numbers more. But we know that we make the correct selection in early phase. Okay. Actually, there was another question. It seemed like this is kind of like a facade optimization solution and a systems optimization solution. Can you also take in different alternative geometries to test the possibilities? Otherwise, in the early stages, what the architects, at least here in Estonia, what they think about, the energy efficiency is actually secondary importance for them. The most important is the geometry and the functionality of the building. Yeah. I think it will be changed also from Estonia because we are so early in so early phase that architect can make the changes for geometry because he or she haven't gone so further yet. So there is possibility to make the different kind of selections because they are possible. If we are in further away in the designing, everything, quite lots of things have locked already that you cannot change it anymore. Even energy efficiency, it's not so good. So this is the situation where we as a mechanical designer or energy consultant wants to be best friend of the architect and discuss and have the alternatives to them. And can we make the calculation of different shapes? We have to, for my opinion, have shape is locked when we are looking at nice diagram, because then we have a different kind of results that we cannot compare because of different shapes. But we can make one shape optimization, second optimization for another shape, and then bring these together and have a different end results. Okay, sounds very good. Even though I have my small doubts about that, because architects, at least the ones that I know, have said that they don't like BIM. And the reason why they don't like BIM is that, especially in the early stages, is that it's too accurate. It's too definitive. They need to have this flexibility for creativity. That's because they are using software. They are not using their brains. Or creativity. There is at least 2 architects. Do you like BIM? I love BIM. Very good. So I would like to thank you again. Thank you. And, ja tegelikult siis tahaks minna tänase viimase ettekande juurde. Pille, kolleeg siis Tallinna Tehnikakõrgkoolist, tuleb siis räägib natukene ühest uuringust, teeb sellest teile
kokkuvõte ja kindlasti hiljem, nii nagu ka Aivar enne ütles, on võimalik ka täpsustavate küsimuste korral võtta nendega otseühendust. Seega Pille, palun. Meid võib vabalt painutada kitsamaks. Palun lülitage sisse. Eelmine kolleeg lülitas selle siis välja lihtsalt, väga tore. Säästis energiat. Mina tutvustan siis Tallinna Tehnika Kõrgkooli ja Tallinna Tehnika Ülikooli poolt läbi viidud uuringule ja selle uuringu teemaks esialgu oli, või pealkiri on jätkuvalt ehituslike ühikhindade normbaasi loomine, kuna miks üldse seda tehti, oli sellepärast, et erinevad osapooled ehituses, nii tellijad, ehitajad, projekteerijad, on ühendust võtnud, et on probleem ja põhiprobleem on olnud selles, et hanked on kehvad. Ja siis selleks, et seda probleemi lahendada, pöörduti ülikoolide poole, Tallinna Tehnika Kõrgkooli poole. Muidugi, kuna esialgne rõhk oli uuringus pidi olema ühikhindade normbaasi väljatöötlemisel, et kuidas seda teha, mis on probleemid, siis kui me nüüd hakkasime intervjuusid läbi viima erinevate ehitusosapoolte pool, siis nii tellijad, projekteerijad kui ehitajad, siis see rõhk muutus ehk suurem probleem on hoopis hangete korraldus ja ehituse maksumuse hindamise see metoodika, mitte see, et hinnad on niivõrd valed või et hind ei tule välja, siis seetõttu see fookus muutus rohkem sellele poolele, et kuidas seda klassifikaatorite süsteemi korrigeerida, et mida selles parendada. Põhimõtteliselt uuring on siis, koosneb 2 osast, ehitusliku üksushinnete normbaasi osa ja klassifikaatorid. Selle uuringu läbiviijad olid, nagu ma ütlesin, Tallinna Tehnika Kõrgkoolist mina ja Aivar Salt ja Tallinna Tehnika Ülikoolist osalesid selles oma nõu ja jõuga ja lähteülesande väljatöötamisel nooremteador Ergo Pikas, kes tagasi siin või terve päev läbi on siin figureerinud, ja ka professorid Irene Lill ja Roode Liias. Nii et selle uuringu eesmärk on olnud välja töötada lähteülesanne, mitte pakkuda nüüd lõplikke lahendusi, sest et lähteülesandeks või seda lahenduste saamiseks on vaja veel rohkem koostööd, kui praegu selle uuringu läbiviimise raames oli reaalselt ehituse osapooltega, kes puutuvad ehituses kokku, ehk siis nendega on veel rohkem koostööd vaja teha. Uuringuperiood oli aprilli algus kuni novembri lõpp ja selleks metoodiliselt, siin on siis, millest ma räägin, metoodika, missugused olid läbi viidud intervjuude tulemused, intervjuudest tulid ka mõned ettepanekud kohe, kuidas mida parendada, siis üksushinnete normbaasi kohta ja informatsiooniklassifikaatorite kohta samamoodi.
Metoodika oli põhimõtteliselt, kogu see uuring oli jagatud 3 staadiumisse. Esimene staadium oli meie poolt kokku koguda kogu maailma nii palju, kui me suutsime leida kirjandust, ehk siis mis on maailmas, kuidas maailmas tehakse. Teine etapp oli läbi viia intervjuusid viidi läbi 2 etapis. Kõigepealt viidi neid siis kevadel läbi ja sügisel, ehk siis nii augusti lõpus kui septembri alguses, septembri keskel olid veel viimased intervjuud. Ja intervjuudest olid intervjueeritavad, nagu ma olen korduvalt öelnud, ehitusettevõtted, tellijad, ehitusettevõtetest siis nii projekteerimis-, ehitusettevõtted, kes pakuvad täisteenust, kes pakuvad ainult projekteerimist, kes pakuvad ainult ehitust. Ehk siis kõik osapooled on esindatud, et ei läheks ühekeskseks, sest et ma võin tuua näite, et mina isiklikult olen pigem ju kokku puutunud rohkem ehitajate probleemidega, et kindlasti oleks ka teljapoolne probleem esindatud. Ja viimane osa sellest oli siis kokkuvõtete tegemine nendest intervjuudest, mis me nende kõikide osapooltega tegime, läbi viisime ja siis lõpuks lähteülesande kirjutamine. Nüüd intervjuudest tulid välja sellised asjad, et need olid siis kõikide, nii nende kõigi 3 osapoolte, telja, projekteeri, ehitaja poolsed probleemid, mis tulid välja. Et kõigepealt selleks, et üldse head hinda teha, oli probleemiks, et projektide kehv tase ja sisu, ehk tihti esitatakse pakkumuse tegemiseks ja ehk siis juba ehitushanke käigus eelprojekt on ka esitatud eskiise, mille põhjal antakse hästi lühike aeg, et see pakkumine teha. Projektlahendused ei arvesta tehnoloogilist teostatavust, ehk on jäädud seetõttu, et kuna on eelprojekt, see projekt on ainult arhitekti käes olnud, et ei ole jõudnud konstruktori kätte, et on ka kehv tehnoloogiliselt seda planeerida. Telja soov on olnud ebatäpne, mis tuli uuringus küsitlustest välja. Suur probleem, osaline või vigane mahuloend. Kõik vastanutest väitsid, et kõikidest võimalikest mahuloenditest, mis nad on telja käest ette saanud, nad väidavad, et mahuloendeid annavad teljad 90%. Ja nendest nad on sattunud, või nendest on olnud 10%, mis on olnud õigete mahtudega. Sellest tulenevalt nad ei saa mitte kunagi usaldada mahtusid, peavad ikkagi üle kontrollima need. Probleem, standard. Miks ma selle kirjutasin? Standard ei ole õigusakt, standard on soovituslik juhendmaterjal, mis tõttu täna kasutatakse pakkumuste tegemiseks mitmeid erinevaid klassifikaatoreid, ehk siis siiamaani lebiv erinevaid versioone nendest, mis on jälle probleem, et ei ole ühised alused. Järgmine probleem mahtudega seotud on see, et küll projekteerijad arvutavad mahud, aga nendega ei ole ehitajal midagi peale hakata, kuna need on liiga detailsed. Ehitajal, eriti pealdevõtu olukorras, nad peavad tegema üldisemad mahud, mis tõttu tuleb need mahud siiski uuesti arvutada. Probleem, lühikesed hanketähtajad, siin ma olen kirja pannud, et mida täna, kus on see piir, et seda konkreetselt keegi öelnud, et ma tõin selle paragrahvi välja, vastavalt õlleõigusseaduse paragrahv 637 lõik 2 väidab, et pakkumus tuleb teha tasuta, et ehitajal ei ole õigus sellest nõuda raha. Aga samas on siin selline piir, et kus on see piir, millal tuleb teha ekspertiis ja millal mitte, ehk siis tegelikult pakkumise eesmärk ei ole ekspertiisi teha, kuigi samas telja eeldab, et ehitaja võtab selle vastutuse, et ta on projektiga tutvunud. Nii et eriti keeruline siis seda eel- või eskiisprojekti staadiumis seda lühikese ajaga ekspertiisi teha. Ehitajad muidugi tõid välja, et liiga teljakesksed tingimused ja kui vaadata neid erinevaid seadusi, riigihanke seadust, siis
erinevatele hoonetele, erinevatele objektidele, ehitistele on need tingimused on ühtsed, et nad ei võta arvesse hoone keerukust. Mis siis kohe seal intervjueeritavate intervjuusid läbi viies koha peal välja tuli, oli see, et pakuti, et hange ükskõik, kas erahange või riigihange, muidu riigihanke seaduses on kirjas, et projekt peab olema põhiprojekt ja muidugi öeldi ka, et intervjuudel, et ka on põhiprojekt, aga nad teinekord nii-öelda kahtlevad, et kus on see või eel- ja põhiprojekti see vahe, et ta päris, nad teinekord kurdavad, et ei ole päris põhiprojekt, kuigi ametlikult on see seal selliselt kirjas. Ehk siis ettepanek kogu hankesüsteem korraldada selliselt, et ei ole võimalik alates siis eramutest pakkumise hanget läbi viia enne, kui ei ole põhiprojekti, et see oli ettepanek. Siin ma olen toonud muidugi välja selle standard 915/2012, seal ongi kirjas need väga üldised tingimused, mis on väga kõikidele hoonetele ja projekteerimisele ühesugused, nad ei võta arvesse hoonete keerukust, ehk siis võib-olla seal midagi muuta. Riigihanke seaduses pakkusid ehitajad ja tellijad ja projekteerijad välja midagi muuta, kuigi nad konkreetselt välja ei toonud, mida muuta. Mis ongi see koht, et kui see uuring peaks edasi minema, et sealt tuleb juba konkretiseerida. Seni on lahendatud olukorda usaldusväärse partneri abil, nii tellijad kasutavad juba usaldusväärseid partnereid, nad ei julge riskida teinekord, isegi kui hind on võib-olla kõrgem, samamoodi kasutavad peadevõtjad oma kujunenud partnereid, näiteks haldevõtjaid, kelle peale saab loota, kes on nõus tegema eskiisprojekti staadiumis lühikese ajaga sellise pakkumise, mis ei tohi olla vale. Ettepanek, et projekti koostamisel on kohustus kaasata tellijal konsultante, ehk siis, et see konsultant ei saa olla erinevate osadel üks, ehk siis kas eriosade konstruktsioon, et ei saa üks isik anda pädevat konsultatsiooni mõlema osa peal. Siis samamoodi projekteerimise ajal juba konsultant mahuloendite koostamisel ka ehitamise jaoks, ehk siis ei piirduta ainult projektis projekteerija poolt koostatud mahuloenditest ja loomulikult et siis see isik, või need isikud, kes aitavad teljet konsulteerida ja kui see mahuloend tehakse, et siis need isikud vastutavad selle mahuloendi eest, mitte ehitaja, oli üks ettepanek. Ja muidugi ühtsed mahu arvestamise reeglid. Ma veel lõpus räägin ka lühidalt, et Eestis on ju mahuarvestuse reeglid olemas, kuigi nendest otseselt midagi tolku ei ole, nii palju kui jälle välja tuli sellest küsitlustest. Nüüd räägin lühidalt üksushinnete normbaasi loomisest, et kui uuring, nagu ma ütlesin, uuringu alguses oligi põhirõhk sellele, et töötada välja selleks, et saada juba pakkumise staadiumis väga õiged hinnad ja maksumus oleks selline, et pärast ehituse käigus või ehituse lõppedes, ehituse käigus ja kuni lõppemiseni see summa kogu aeg väheneb, kuni lõpus võib tulla välja, et ta läheb lausa miinustesse, või et kasum väheneb ja lõpuks tuleb välja, et hoopis tuleb kahjum, et seda olukorda vältida, et siis kuidas hinda teha alguses selliselt, et ta oleks kohe õige. Muidugi jälle probleem on selles või väljakutse, et ega meie siin kõrgkool ja ülikool seda hinda ju välja ei mõtle, et selleks on jälle koostööd vaja ehitajatega, tellijatega, projekteerijatega, ehk siis isikutega, kellelt me saaksime selle normbaasi väljatöötamiseks need hinnad, kuigi, nagu ma ütlesin, et lõpuks see osakaal vähenes, et rõhk läks sellelt üksushinnete normbaasi väljatöötamiselt ära või läks väiksemaks, kuna meie kolleeg Aivar Salt käis Soomes ja seal on täitsa olemas toimiv Haatela ühikhindade normbaas, et miks me peaks hakkama siin jalgratast leiutama, kui on olemas selline süsteem ja see süsteem on seal selline,
et seda on võimalik täiesti soovijatel üle võtta ka siin Eestis. Muidugi erinevus on selles, et andmebaase tuleb ikka täiendada vastavalt meie turuhindadele ja selleks on koostöö meie hindadega kokku puutuvatel isikutel ikkagi oluline. Ja siin jõuame muidugi selleni, et professor Ari Pennanen, meil oli eelmine nädal selle sama uuringu põhjalikum tutvustus, kus käis kohal ka see Ari Pennanen, kes on üks partner Aatela grupis ja Tampere Tehnikaülikooli professor, kes on selle hindadega tegelenud juba päris pikalt ja arendanud seda Aatela andmebaase, ehk siis tema väidab ja ka nende aastate pikkune kogemus väidab või praktika näitab seda, et tegelikult ikkagi on võimalik isegi enne projekteerimise alustamist, kui tellijal on selline visioon, ütleme, et väike eskiis on ikkagi paberile pandud, on võimalik elutsükli kulusid hinnata, mistõttu, ja siin on toodud välja ka, et eksimus mõni protsent, kus me jõuame jällegi lõpuks sinna algusesse, ehk siis isegi, kui meil on need kehvad projektid, meil tuleb hange korraldada, siis jälle vaadates maailmapraktikat, antud juhul meil lähedalt Soomest, on tegelikult isegi võimalik hinnad, see maksumus hinnata päris õigesti. Ja loomulikult, mis on tellijale kõige olulisem, mida täna tellijad tahaksid ju, et nendel on mingi summa olemas, et jääks selle summa piiridesse, ehk siis siin see mõiste target cost ehk sihthind, et juba enne seda projekteerimise algust, ennem kui on otsustatud üldse, kas projekteerima üldse hakatakse, kas see ehitis üldse kunagi tekib, on vaja koostada selline hind, millest üle kindlasti ei minda, et tellija teab, et selline maksumus tuleb ja kindlasti sellest üle ei minda, millest muidugi eelmine nädal Ari Pennanen rääkis 1,5 või 2 tundi lausa sellest, kuidas see süsteem, kuidas nemad selles oma Aatela programmiga siis seda selliseks teevad. Ja loomulikult küsimus oli ka see, et kui tihti seda programmis neid hindasid uuendada ja kuidas, siis loomulikult nemad saavad ka hinnad reaalselt ehitusettevõtetelt ja kord aastas nad uuendavad, et ei ole vaja seda väga tihedasti uuendada. Ja siis ma räägin sellest nüüd järgmisse teema juurde minnes, et kui täna oli probleem, kui me käisime intervjuusid läbi viimas, siis rõhk suurenes just sellele klassifikaatorile. Täna on Eestis kasutusel umbes üle poole kasutatakse jälle standard, Eestis on standard ehituskulude liigitus, mis on jälle juhendmaterjal, soovituslik, see ei ole kohustuslik, EVS 885, mille järgi paljud teevad hinnapakkumisi. Sellel on muidugi aga oma probleem, et keegi seda ei kritiseerinud, kõigile see meeldis, meie eesmärk ei olnud ka nüüd see EVS 885 maha tembeldada ja mingisugune uus parem kuskile kasutusele tuua, et see tuli välja, et see on täitsa hea, aga samas ei kasutata seda sama 885 ehituse juhtimiseks, et eelarve on väga hea selle järgi teha, aga selle järgi siis hiljem ehitust juhtida, et siis tuleb natuke seda klassifikaatorit korrigeerida. No selleks on üks võimalus Talo 2000, mis on soomlaste poolt, et mida kasutatakse, aga mitte siis selle kasutus on ka suhteliselt väike, nii et täna on kõige levinumad Eestis kasutusel eelarve koostamiseks EVS 885 ja Talo 2000. Muidugi, kui nüüd jälle neid klassifikaatoreid vaadates tekkis, need on nüüd need maailma praktikas, et miks just me need välja tõime, on sellepärast, et esiteks me otsisime lähedalt, mis on meil Eestis kasutusel, ka on TIN sakslaste 276 kasutuses ju Eesti haldusstandardis osaliselt, see üks number 400 osa seal, ehk siis ja siin on ka toodud EVS kavand 881, mis kunagi oli Eesti EVS 885 loomise aluseks, aga seda otseselt välja ei antudki. Et tuli hoopis 885 ja siis on sisse toodud ka Omniklass, Uniklass ehk siis ameeriklaste ja inglaste standardi
standardid sellepärast, et nendel on erinevad osad, nagu meil on kaetud eelarvestamine, aga ma tean, et EVS-i 885 ei kasuta projekteerijad oma mahtude arvutamiseks, samamoodi alltöövõtjad ja siis veel lisaks ei kasutata seda ehituse juhtimisel objektil, mistõttu me tõime sisse sellised standardid, mida kasutatakse nii eelarvestamises, projekteerimise mahtude arvutamisel kui ka ehitusjuhtimisel. Ja miks üldse see teema on praegu? On sellepärast, et täna hästi palju läheb juba digitaliseerib, ehk siis on arvutisse täna kogu töö läinud ja aina rohkem läheb, et kui täna veel kasutatakse väga palju AutoCAD-i ja kui midagi muutub, siis me võtame need AutoCAD-i joonised lahti ja me arvutame seal mehaaniliselt ümber näiteks mahud, mina olen hästi palju pidanud projektide järgi mahtusid arvutama, siis see on suhteliselt tüütu. Aga kui nüüd on mingid programmid, kus muutub näiteks projektis mingi maht ja see programm digitaalselt arvutab need mahud ka ära, siis oleks ju väga hea, kui ta ka selles klassifikaatoris, et ma siis seda mahtu ei peaks sinna mehaaniliselt Excelisse ümber trükkima hakkama, et pigem on see probleem sellepärast tekkinud. Ja loomulikult erinevate tabelite omavaheline liidestamine, et see on nendel kõikidel klassifikaatoritel, ehk siis näiteks, kui projekteerija arvutab oma mahud, kuidas siis tuua, et näiteks Omni klassil, kui Eestis on üks tabel EVS 885 eelarvestuse jaoks, siis näiteks Uniklassil on terve hulk neid erinevaid tabeleid, et sõltuvalt sellest, et kuidas on võimalik projekteerija poolt arvutatud mahud näiteks selliselt ümber töödelda, mis oleks üldisemalt, et ka ehituse juhtimises kasutada, et mõnes mõttes on ka nendel ei ole veel seda lahendust täpsemalt olemas, et need erinevad tabelid ühe klassifikaatori sees liidestuksid. Aga muidugi siin on juba selles Uniklassis on olemas ka juba lahendus, seda saab täpsemalt lugeda ka sellest uuringust pikemalt, see uuring tuleb varsti välja, see on avalikult lugemiseks kõigile, kus on toodud ka kirjeldatud, et kuidas erinevad osad liidestuvad, erinevad tabelid. Ja näiteks täna ongi olemas kõikide nende klassifikaatorite selline üldine raamistik, on ammu juba olemas ISO 12006, 2 ja 2001 ja nüüd praegu on välja tulemas 2015. aasta versioon, et ta ei ole veel kinnitatud, aga see on siis selline standard, mis võiks olla, siin on toodud ka nüüd selline skeem, et see ISO 12006 ei anna täpselt ette, kuidas seda teha, et kuidas saab projekteerija, kuidas saab ehitaja, kuidas saab tellija hiljem halduses seda ehituse informatsiooni hallata, just digitaalset versiooni, siis siin on täpselt ära toodud, kuidas need erinevad osapooled peaksid omavahel kuidas nad on omavahel seostatud, et näiteks ehitusressursid, sellega toimub ehitusprotsess, omavahel on seotud ehitamise tulemus ja sealt saab mingisuguseid andmeid ja neid saab kasutada juba järgmistes projektides, ehk siis ta annab sellise raamistiku ette, aga ta ei ütle täpselt, kuidas teha. Siis sellest tulenevalt ongi selline suur tabel, siin on ta teile hetkel loetamatu, kuna see on palju infot sisaldav, aga siis, kui te võtate selle paberil ette, seal uuringus on palju parem näha, ehk siis siin on nüüd ehitusega seotud erinevad osapooled, keda mida huvitab, tellijat huvitab tulemus, ehitajat huvitab, kuidas protsessid käivad, samaaegselt ehitajad enne huvitab see, et kuidas teha üldine eelarve, ehk siis siin on ära toodud just selles tabelis, et siin on ette antud see ISO 12006 raamistik, et kõik ehituse osapooled saaksid kaetud, siis kui vaadata nüüd neid erinevaid klassifikaatorid, mis on siis uuritud, kindlasti me tõime sisse Eesti ja Soome, kuna neid klassifikaatoreid kasutatakse kõige rohkem, aga siis on toodud ka ameeriklaste ja inglaste klassifikaatorid, kuna siin on lihtsalt tahetud ära näidata, et jällegi, kui meil on probleem
siis tegelikult on ju lahendus olemas, et me ei pea ise hakkama mingit jalgratast leiutama, vaat on küsimus, et kas võtta midagi üle, tõlkida lihtsalt ära ja mis keelest, et kuna mingid teatud keeled on meil siin juba levinumad, et siis on võib-olla lihtsam tõlkida, aga see ei ole jälle meie öelda, et eesmärk on leida selline versioon, et kõik oleksid rahul, et täna hetkel võib-olla paljud seda probleemi ei näe, aga mida digitaalsemaks see info läheb, mida rohkem see info seal arvutis on, et üks asi muutub, üks sein kaob ära, siis kuidas ta kohe muudaks seal eelarves ka seda, ta muudab projektis ära, aga kuidas ta siis eelarve mahtudes ka seda ära muudab. Ja kuidas see info siis jõuab ka hiljem tellijani selliselt muudetud kujul. Ehk siis siin on näidatud, et tegelikult kui vähe on Eestis kaetud neid erinevate osapooltega, et siin Eestis on see ainult ühe koha peal kaetud. Muidugi, mis on Eestis erinevad nende teiste riikidega? Eestis on, kui näiteks ma toon Omniklassi või Talo 2000, siis kõik erineva loogikaga liigitamise süsteem on nimetatud ühtse selle klassifikaatorite alla, on Talo 2000. Eestis on need erinevate kohtade peal. Kõigepealt on standard, siis on määrus, siin on erinevalt ära toodud, ehk siis on üldse tõlgitud üks ruumide liigituse ehituskeskusesse üldse, ehk siis üks info on erinevates kohtades, et teistel standarditel on need kõik ühe koha peal või klassifikaatoritel. Nii et seetõttu on lihtsalt Eestis ei ole midagi sellel standardil viga, aga lihtsalt, et ta on nagu osaline, et kuidas seda paremaks teha, nii et kõik osapooled saaksid, ei peaks topelttööd tegema. Esimese topelttöö jälle meie küsitletust 90% vastasid selliselt, et tellija annab nendele tabeli ette. See tabel, isegi kui nendel on EVS 885 tabel tellija poolt antud ja ehitaja ise kasutab EVS 885, siis need on nii erinevad, et teinekord isegi ehitaja peab topelttööd tegema selle eelarve tegemisel. Ma ise olen ka seda teinud. Nii et see on täiesti suur tõenäosus on seal vigade tekkimisel ja lihtsalt see on ajaraisk, see on täielikult ajaraisk. Siin siis lihtsalt olen ära nimetanud ka veel, et mida ma olen korduvalt rääkinud, et kas või erinevate hankevormidega, et ehituse projekteerimine, et kas või ettevõtte siseselt, kes peab tegema nii projekti, peab seal mahud arvutama projekti järgselt või peab mahud arvutama selliselt, et oleks ka ehituse hanke jaoks sobilik, juba seal on ajaraisk toimub, et kuidas seda siis vähendada. Ja siis nüüd ma jõuangi tagasi sinna, et Eesti ehituskulude liigituse standardis on olemas näide või õigemini, kas seal oli üle 10 lehekülje, kuidas mahtusid arvutada, mahu arvutamise reeglid. Nende mahtude arvutamise reeglitega aga kõik intervjueeritavatest väitsid, et nad isegi ei tea, et need seal on, sest et ja need, kes on neid vaadanud, neid täiesti mitte midagi pole nendega teha, sest et kas või tuua see sama seina näide siin, et kuidas arvutada selle värvi pinda siia seina, kuidas arvutada selle värvi pinda siia uksepalele või selle uksepale ehitusse vist kivi. Et kui see on kivi, ehk siis selle seina ehitus on hoopis teise hinnaga kui selle uksepale ehitus. Aga kuidas täna siis tehakse, et võetakse seinapind ja avasid võib-olla maha ei lahutata, et sealt võivad tekkida suured ka mahtudest, et mahud ongi need põhiprobleem, milles see eelarve hind eksib, et kui keegi vaatab seda hinda, siis kontrollija suudab seda hinnaviga dešifreerida, aga seda mahtu ta ei suuda teinekord hinnata, et see on õige. Loomulikult, kui komakoht on valesti läinud, siis ta suudab. Et jälle mujal maailmas on olemas väga konkreetsed sellised piibellikud paksud raamatud, et kuidas mahtusid arvutada, et seal ei tekigi küsimust, et kuidas, kas seda võtta selliselt või seda selliselt, et see otseselt on seotud selle jälle klassifikaatoritega, digitaalse infoga. Ja siin on toodud üks näide, kuidas siis see erinev info erinevate tabelite vahel võiks liidestuda, et praegu ongi nüüd ka välja tulemas Uniklassil ehk siis
inglastel, nendel on see praegu täiendamisel, ehk siis ma ütlesin alguses, et ükski erinevat, et Eestis on üks tabel või ühes standardis, aga teistel riikidel on olemas juba need asjad kõik, aga need ei liidestu, aga nüüd ongi see uus versioon, kus on ära toodud loogika, et näiteks kui projekteerija teeb oma mingisugused detailsed mahud, millega ehitajal sellisel kujul ei ole hinnapakkumises midagi teha, siis ta liidestab selle informatsiooni ümber selliselt, et ei pea vahepeal mingisuguseid lisaliigutusi tegema, et need mahud oleksid ka ehitaja jaoks ja hiljem ka tellija jaoks sellisel vormil, nagu soovi on. Et siin on siis selline näide, et praegu on jälle välja tulemas selline korrigeeritud versioon, kus on nüüd see liidestus olemas Uniklassil. Ja siin on toodud, ma võtsin Aivarsi slaidi, kuidas ta eelmine nädal kirjeldas seda, et erinevad riigid, aga kõik me teame, et seda sama kassi näide, et siin on kirjapildina, siin on ta siis reaalselt fotona ja üleval on skeem, et kuidas see info oleks üheselt arusaadav selles klassifikaatoris nii, et me kõik saame aru, et tegemist on kassiga. Ja siis mida edasi teha? Nagu ma ütlesin, et selle uuringu ülesanne oli kaardistada, et probleem on, meie juurde on tulnud päris paljud ja kurtnud, et probleem on. Ja nüüd me kirjutasime kokku selle lähteülesande, et mida edasi, aga selleks, et midagi edasi teha, on vaja kohutavalt või tohutut koostööd reaalselt ehituses osalevate osapooltega. Ja loomulikult on siis võimalus näiteks mingisuguse rahastuse hankimine, kuna ma jälle oskan öelda seda, et ehitusettevõtetes kui ehitusobjektil, objektijuhid, projektijuhid, keegi on vaba, objekti ei ole, siis nad kõik lähevad eelarve osakonda ja nad teevad kõik hinnapakkumisi, sellepärast, et seal täna toimub aja raiskamine, seal tuleb teha nii-öelda, ehitajad ise väidavad ekspertiistellijale, et projektis ei tohiks vigu olla, kuigi tegemist on eskiisprojektiga. Samamoodi peab mahud uuesti arvutama. Miks iga ettevõte peab eraldi mahud arvutama, kui võiks olla see asi ära kaotatud? Ehk siis eesmärk on sellega edasi minna ja siis selleks peakski leidma kuskilt Euroopa Liidu rahastuse muidugi, erinevate huvigruppidega läbi rääkima, et kes on sellest huvitatud ja siis edasi tegutsema. Nii. Aitäh, kui teil on küsimusi, siis kui ma oskan vastata, siis vastan. Noh, kas on siis küsimusi? Ma arvan, et ei. Aitäh, Piile. Saame õhtule. Paar sõna organisatsiooniliselt. Nii nagu te näete, majaperemees teeb oma tööd, neil on rasked ajad, tuleb ülikool uuesti mehitada. Kõik need inimesed, kes on tänase päeva eest maksnud, kohvi olete saanud, kõht on täis, viimane väärtpaberiks dokument ootab teid siin ukse taga, väljudes alfabeetilises järjekorras. Otsige oma perekonnanime järjele, jah, on. Eesnime järele leiate oma selle väärtpaberi. Silentsium, vabalt ei ole keegi veel öelnud. Ma tänan kõiki, kes te leidsite aja ja ma arvan, et olgugi, et me oleme juba üles kutsunud järgmisele kohtumisele 17. novembril 2015, siis nii kaua tõenäoliselt meil nende ühistegevuste jaoks siiski vaheaega ei anta. Pille siin juba tõi teie silme ette ühe niisuguse sõnaühendi. Eduehituse klaster. Lähitulevikus tõesti siin saaliski olevad mehed panevad õla alla
ja nendele küsimustele, mis viiksid meid koostööle. Koostöö on see sõna, mida me Eesti timmitud ehituse tugirühmaga oleme jätkuvalt kogu aeg propageerinud. Võiks ollagi see eduehituse klaster. See ei sünni aga iseenesest. Mul on väga hea meel, et täna on siin 40 ehitusettevõtete lähetatud tippspetsialisti. Ja nende hulgas 4 suure meeskonnaga siin istuvad ettevõtet. Ma arvan, et kui huvi selle asja vastu on, siis me loodamegi teie toele. Ma tean, et meiega selle eduehituse klastri koostamisel on hääd koostööd tegemas kõik arhitektuuribürood ja ka konstruktorite või inseneribürood. Kahjuks paljusid mehi täna siin ei ole, sest juhuslikult on täna suur konverents Viru keskuses ja ma kutsun teid üles kõiki peale seda, kui olete siit majast pääsenud, uurima uudiseid. Täna kuulutati välja ju 2013. aasta parim Eesti ehitusettevõte, kes tõstis kõvasti käivet ja tegi seda kasumlikult. 10. detsembril kuulutatakse taas välja aasta ehitaja ehk mees, kes platsil on tegusid teinud. Nii et Eesti ehitusinseneride poolt toimetatav on väga täpselt erialaliitude ja avalikkuse tähelepanu all. Me oleme ka kodumaal nõutud mehed ja meid hinnatakse. Nii et ma kutsun teid kõiki mitte alles aasta pärast meiega kaasa mõtlema, vaid juba homme. Tartlastele head libedat teed. Käsk on eluga kohale jõuda, eesotsas teie suurepärase Karlaga. Ootame teid järgmisel aastal ja ootame teie kutset Tartusse. Soomlastele hyvät ystävät Soome poolelta. Hyvää menestystä 4. marraskupäivällä teille seal oma yritykselle. Ja thank you. Very big thank you for suur. No niin, nüüd antakse vabalt.